Minu nimi on Maili Liinev ja mina räägin täna teile lugemispesast ja muutunud õpikäsitlusest. Lugemispesa ei ole enam selline uudne projekt, see ei ole midagi väga uut, sellepärast et aastal 2004 juba alustas Eesti Lugemisühing sellise projektiga, mis tol hetkel oli küll päris uudne. Ja võib-olla kui me täna räägime sellest muutunud õpikäsitlusest, mida nimetatakse ka nüüdisaegseks õpikäsitluseks ja kaasaegseks õpikäsitluseks, siis õpikäsitlus ju muutub kogu aeg. Aga lugemispesa jõudis nüüd väga paljudesse erinevatesse lasteaedadesse ja koolidesse ja tol hetkel oli uus küll see, et tõesti selline õppimiskoht nagu lugemispesa, kus õpitakse läbi mängu, on muust ruumist veidi eraldatud. Ja seda paljud õpetajad ikka küsisid tol hetkel, et kuidas see ikka võimalik on ja kuidas ei ole kõik ühes suures ruumis. Enam ei ole see mingi uudis, see on lapsekeskne lähenemine. Me teemegi tööd lastega gruppides ja see on juba meil ka riiklikus õppekavas sees. See, et väärtustatud oli loovus, loomulikult, et õpetaja sai ise mõelda ja võib-olla tõesti aastal 2004, kui me selle projektiga alustasime, siis tegelikult ei rääkinud me nii palju sellest, kui tähtis on see loovus ka selle koha pealt, et me ikkagi küsime laste käest, mis on nende huvid ja pigem toetasime siis õpetaja endi loovust. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et lugemispesa enda idee ei ole enam selline väga uuenduslik nii-öelda, siis tegelikult on õpetaja jaoks jätkuvalt teatud küsimused. Näiteks see, kuidas ikkagi on võimalik individuaalselt igale lapsele läheneda. Sest lapsi on rühmas palju, kuidas see võimalik on, et ma jõuan iga lapseni. Kuidas toetada iga lapse arengut, sest iga laps tõesti on erinev ja igal lapsel on oma tee lugemise juurde. Ja kuidas samal ajal täita õppekava ja ikkagi hoida seda õpirõõmu. Ja ma usun, et iga õpetaja teatud hetkel jõuab jälle nende küsimusteni ja see on väga oluline, et ta jõuab. Sest kui õpetaja enam ei küsi enda käest küsimusi ja kui õpetaja tunneb, et nüüd on kõik selge, nüüd ma tean, mis ma pean tegema, siis tegelikult võib-olla on koht, kus areng enam ei toimu. Ja kui me siis niimoodi planeerime seda lugemispesa, siis jälle, et me ei unustaks ära seda, et tõepoolest see oleks laste nägu, et lapsed saaksid ise luua, aga et ta tõesti oleks siis pesa moodi, et seal on midagi pehmet, ta on eraldatud, seal on kindlasti rääkivad seinad. Mida tähendavad rääkivad seinad? See tähendab seda, et seintel on materjalid, et laste tööd on eksponeeritud, et kirjaoskus, sellist kirjanäiteid on näha. Ja kui me hakkame veel mõtleme selle peale, et mida me saame siis teha, kui me mõtleme selle lugemisteema peale ja selle peale, et lapsel tõesti see lugemishuvi ja lugemisrõõm siis oleks, siis tõesti meeles pidada seda, et igal lapsel on oma tee lugemise juurde. Ja see tähendab seda, et ma ei võrde lapsi, vaid ma tunnustan ja ma usun igasse lapsesse. Ja et ma ei unustaks seda, et lugemine loomulikult see ei ole ainult tähed ja kokku lugemine, vaid see on see, et lapsel on arenenud motoorika, arenenud peenmotoorika väga hästi, lugemisjooga sobib selle jaoks, et on tõesti see sõnavara piisav, on arusaamine sellest, et laps õpib läbi mängu. Ja mul oli väga hea meel tutvustada täna teile lugemispesa projekti, mis on siis Eesti Lugemisühingu projekt. Ja mina olin Maili Liinev MTÜ Hoolingust ja soovin teile südamest kõike head, hoidke end ja hoidke silmad säravatena.